me paneme üle silla või? Me tahame saada inspiratsiooni ja vaadata, kuidas Euroopas turundajad elavad, mida nad teevad ja mille eest auhindu jagatakse. Tänu turundajate liidule me saime piletit Golden Drummile, Euroopa reklaamifestival, mis toimub Sloveenias. Tulime varem siia, sest Veneetsia on siin lähedal kohe Sloveenias, sest Lõuna-Sloveeniasse on meil vaja hiljem minna, nii et praegu oleme siin, vaatame, mida Itaalia ja Veneetsia meile pakub. Jep, ja kui kõik hästi läheb, käime homme Dolomiitides ka ära rendiautoga. Tulge meiega retkele! Vaatame siis, kes siis täpsemalt need esikohad, asjad, kuldkohad said. Miro, what's going on in the region. We bring really great speakers from around the world. I think the first thing is to identify exactly why the client wants to lean into a fandom, why they want to be in the space. Ma olen Marbellas ühe Ferrari ukse pannud esinduses ka pihta. No juhtub neid asju. Ja me hüppame. Yeah, I got bad thoughts that make my mind scared. Hold me hostage and they don't fight fair. Who gon' pray for me and wipe all my tears? Who gon' save me if you not right here? Move this darkness and make my sight clear. Take me your way cause I don't like here. Me peame pättist tegema. Asi, millest ma unistasin. Rõõdaga mees tuleb! Ossa raks. See ei ole sidrun. Mis vili see on? Einar, sa tead, mis vili see on? Peach. No vist on päris ikka, aga nagu päris hea. Ilmselt söödav ei ole. Natuke kuiv, vaata, nagu kuiv vein, võtab keele kuivaks. Või nagu see, vaata, arooniad, vaata. Kui arooniad sööd, tõmbab ka niimoodi kuve. Mina ei teeks sellised asju. Kahjuks sidrunit ei saanud, aga jätkame otsinguid. Saime hoopis toores surmaad. Aga miks sa ei tahaks teha seda börs versus üks? Samuti, et see teadmine tegema pääseb. Siis saaks ääriga kasutada võib-olla ka. Ma tuleks ka üles kuidagi tsentrisse. Tead, miks on hea videograaf olla, mitte mingi firma mingi juht või? Siis mina pean tegema hommikul just hästi, nagu need vennad see. Börs ei ole ju vähem muutusi. Börs on iga hommik, iga päev väga palju muutusi. Jah, siin tuleb muuta, et palju või nagu ebastabiilne, noh, või ei või? ATH. Tormiline, jah. Kas me paneme üle silla või? No siin on siuke kohalik Järvevana tee, mingi viieraline tee nagu näha. Panevad siin ja reastuvad ja tuleb siis saada teisele poolele ette ja gondolaga. Siis on kohalik praam siin, nii et lähme vaatame teisele poolele ette. Yes, we make video. Guarda che foto! Yeah, no video. Almeno mi dai i soldi! Smile for the camera. Vaata seda kellatorni kui ilus. Kus sa vahepeal käisid? WC-s käisid. Sa kadusid ära pooleks tunniks, või noh? Ma ei tea, te jäetisin 100-200 ruutmeetri peale pooleks tunniks. Me istusime seal. Kuulasime vaikust. Ma lootsin jah, et saame sinna, et käime siit, siis lähme kohe sinna edasi ja käime siin ringi. Hey man, nice bike. Thank you. Hey, so nice. You enjoying the weather? I live here. Ah, okay. Yes. Nice. Where are you from? From Estonia. Estonia. Yeah, but I would like to have a supermoto as well, you know, for just stunting and stuff, so... It's so fun. This bike is wow. Yeah. So fun. I live under the hill. Ah, okay. Yeah. This is our friend. Hey. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Dennis. Dennis, nice to meet you. Ah, Andreas. Yeah. Hannes. Nii temaga. Mõnus, väga mõnus.
would it be possible for him to try to ride for like 20 meters just for video? Okay. No stunts. No stunts, cool. just but he's a good rider. Okay. Okay? Yeah. Thank you, man. What's your name? Dennis. I'm Sander. Sander. Yes. Ma annan mütsi sulle. Dennis, you're a great guy. Yeah. He's gonna be so happy. He's gonna tell all his friends that he could ride here. Yeah, you made it. Thank you so much. Yeah, bye, guys. Yeah. Thank Bye, you, guys. Dennis. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Bye, bye. No nii, Vint. Sinu show. Hello, excuse me. Do you speak English? Do you speak English? Yes. Yes. Is this your car? Yes. Okay, so we're making a documentary to Estonia. We're from Estonia. See on manuaal, kusjuures see on manuaal, mis on nagu epic. Okay, I will just... No väga huvitav on siin olla selles mõttes, et ma ei oska öelda, mis auto see täpselt on, see on Bullit on siin nagu kirjas, aga siuke lahe, väga kitsas, väga sporti, väga madal on need asjad, ees klaas on väga madal. Teeme siis testi siia Corvetti, see ei ole, ma arvasin, et see on C8, aga tegelikult see vist ei ole, see on... Ma täpselt ei tea Corvettidest, igal juhul me proovime, vaatame siis kuidas on, nii ma võtan teid endaga kaasa. Vaata, kas see aken saad ära panna. Sa võid just ukse sinna vastu, aga äkki cool. Eestlased saavad aru, et ma ütlen, et sa teed ukse sinna vastu. Olge uksega ettevaatlikud, enne läks juba suht ajada. Eesi käis pihtas ära. Ja nad vaatavad siin suht kurjana. Ühesõnaga, nad panid distants. Ma olen Marbellas ühe Ferrari ukse pannud esinduses ka pihta. No juhtub neid asju. Aga jah, ma vennalt üldse jah, kõik on ettevõtjad põhjast siin. Aga jah, tegelikult võiks siin võiks teid kõik sinna. Love to meet you. Andreas is my name. Vladimir. Reinar. Joo. Alku sai tihake? Jaa. Väga hea, me just tulime, ma mõtlesin, et hea pisike see vähemalt. Kuidas siis oli trip? Väljakutse selline, et meie videomaastrol, kes seal teisel pool on, ei ole praegu, meil ei ole talle piletit, aga me tahaksime talle saada meediapassi, selleks, et tal oleks ligipääs seal kõigele. Yeah, of course. Yeah. So you don't bother the process, otherwise you're more than welcome. Yes, thank you, Polona. Okay. Free of charge, yeah. Yeah, okay, super. Thank you very much. Okay. No worries, happy to help you. Yeah, thank you, Polona. Bye. Ülikõva, Sainul on meediapass olemas. Hoidsime just mingi 2 sotti raha kokku ja teine siis Andril on nüüd ligipääs kogu eventile. Kus on see, et Sainul saab üli selle päänes passiga ringi ja kõik inimesed on mingi kes see vend vaata, neil on mingi lambuid on. Hea skript, thanks. Üliaali selle skriptiga jaas pole. Olemas, Einar! See on tähtsam, et enda tiim on super hea ja kõik töötaks hästi koos. Et see on vahest tähtsamalt, et siis me teeme seda, et meil on proovitöö. Proovitöö on kontoris, see on 3 tundi proovipäeva ja siis on 15 minutit chat kogu tiimiga. Kuule, see tundub üli hea. Sa saad nagu see tiimi vaibi just võtta ja kuidas ta sul kohal töötab. Jah. Tuleb lisaks vaimule treenida ka keha. Olla õhtuks valmis. Video aitab. No see mees on lõvi. Me oleme jõudnud nüüd Golden Drummi ofitsiaalsesse lokatsiooni, kus me saame kätte enda passid. Ma nimetaks selle ümber Golden Drummiks, aga... las teed. Tule, lähme vaatame, kas me saame piletit kätte. Oi, juba ka midagi ei antud. Sul on ID-kaarti ka see? Andreas. Golden Drum ootab.
Meil on praegu päris kiire, sest Golden Drum hakkab kohe peale ja me avastasime, me tahame ju ikka natuke enne minna ja filmida. Nii et hommikune kreatiini laks sisse. Esimesed loengud ära kuulasin Golden Drumi seminaril ja ma ütleks, et esimene loeng oli inspireeriv. Minu mõte, mille ma sealt kaasa võtan, oli see, et ei ole vaja suuri ideid, vaid on vaja skaleeritavaid ideid, mis puudutab just kampaaniaid ja kogu turunduse kontsepti. Minust oli lahe fandomsite kontseptsioon, et see on selline asi, mis Seth Godin räägib kogukondade loomisest ja kogukondade juurde minemisest enda turunduses. Aga siin oli see, et ta pani sellele teistsuguse laiema termini nagu fandoms ja see agentuur, selle kelle juht siis esines, nemad siis spetsialiseeruvadki sellele, et nad siis loovadki mingid, et kuskil ongi mingi manga fännid ja see on Mersu, kes tahab nendega mingi kampaaniat teha ja siis nad aitavad selle välja mõelda. I think the first thing is to identify exactly why the client wants to lean into a fandom, why they want to be in the space. So are they doing it because they want to do a quick win, or do they want to do it authentically? And at that point, it's a case of identifying the right fandom, how to talk to that fandom, what codes, what kind of how people within the fandom live and talk and breathe. Making sure that when you're working with a client, they can enter the fandom authentically, without just feeling like a quick cash grab, without feeling like they're leaning into the space without authenticity. And that's essentially it. It's making sure that the client can be completely authentic when they deliver a campaign or create an idea. Nii ilus on Sloveenia. Hello. Hi, this is my sister. Tamara. Tamara. You're like the camera there. Hannes. Andreas. So, excuse me, sir. Is this your Cupra? Yes, this is my Cupra. And what do you do for a living to afford such a beautiful car in Slovenia? Oh, I'm not from Slovenia though, but I do marketing. I'm in Hack Agency. It's a creative and strategic agency. Thank you. So, what do you have advice for younger generations who want to become as successful as you have become? They want to become sexy. Onu Einar, tule istu. Auda. Antakse onu näiteks ka kohta. Küsisin GPT-st, et kus kohas meie see koht asub, on. Ma olin sinna kõik info sisse pannud, kus me ööbime värk, küsisin, et anna mulle aadress, ma kopin veidi. Mis arvates andis õige aadress? On see kaua aega läheb? Mulle meeldis üks asi, fragment, mis meeldis, oli see Posti rebrand, on ju. Posti rebrandil, kuidas nad siis alguses põhimõtteliselt aasta aega internally tegid seda rebrandingut ja mõtestamist nagu ettevõtte siseselt ja alles siis lükkasid selle väljapoole ja ka siis sellise suht üli ausa kommunikatsiooniga. Hey, you're Moisa? Yes. Oh, nice. Hello. Hi. Yeah, my name is Andreas. Moitza, nice to meet you. So, hi. Hello, Einar. Moitza, nice to meet you. Nice to meet you. From Estonia. Nice. What's your message to Estonians who didn't manage to come here this year? Why should they visit Golden Drum next year? Actually, Golden Drum is a huge mirror what's going on in the region. We bring really great speakers from around the world and they deliver, they share their experience and you will learn a lot, you will party a lot and you will get the best weather and experience of culinary and culture from Slovenia, so you're more than welcome to join us. Thank you, enjoy the evening. Yes, we will change our clothes. It was so nice to meet you both. Ma ei tahagi ära minna, vaataks nagu edasi, aga ei, kompaktne, kiire, efektiivne, mõnus ja mis oli lahe, et see anti välja aasta loovjuht
mida ma ei ole näinud ja oligi top 10 ja siis oligi see, et kes siis see number 1 oli. Üliäge. Kampaania, mis mulle läks kõige rohkem hinge, oli üks Liibanoni kampaania, Beiruti osas. See on selline natukene mulle isiklikult huvidega, Lähis-Ida teema, kõnetab ja minu meelest oli lahe see kampaania, mis seal oli tehtud, kuidas siis Liibanonis elavad naised, et nende retsepte müüdi välismaale ja välismaa kokad kasutasid neid ja müüsid toite, mis olid tehtud siis nende tehtud retseptidega ja said sealt pool sellest käibest läks nendele Liibanonis elavatele vanematele prouadele ja see kampaania oli mõeldud siis mingisugune toiduaine turundus, mingi toiduaine, millest siis teha siis Liibanoni rahvuslikke traditsioonilisi roogasid. Aga jah, McCann ikka tõmbab siin puhta töö, see Le Pub Milan, see on siis asi, kes võttiski õhkult auhindu. Ja Heinekeni kampaania oli ka mega lahe. Number 1 selle mingi creative director of the year, et nagu ülikõva, et sa oledki Euroopa parim. Ikkagi nad oskavad ju anda need auhinde välja, mitte et mis see on meil üks Eestis ka olla tegelikult, jah, aasta loovijuht, see oleks tegelikult üli hea mõte, mida anda. Ja väga ikka kiire ja kompaktne, mis mingi poolest üli. No nii. Mis hinde paneme? Tahan ma lisan midagi sinna. Muidu oli okei, aga seltskond oli ühe. Ma ütleks tegelikult, mis me siin nägime ja olime, see jah, las see jääb siia. Aga tegelikult Golden Drummi kohta ka, et sündmus oli muidu ju väga hästi tehtud, aga need peod või need nagu õhtused networking osad olid ei olnud korraldatud. Muidu konverents oli okei. Ja mulle ka meeldis see korraldamata networking osa, et meeldis enda. Sa said ise orgunnida seal erinevad värgid-särgid. Sloveenlased on nii head tunded ja ma täiega ootan, et see kunagi varsti tagasi. Mina ütleks enda poolt, et kõige ägedam minu arust oli, ma ütlen see sats, kellega me olime, see 4. punt, et üli äge, et Megapikseli häkk ja kuidagi tore ja soe on olnud ja see näha maailma inspireerud ja kui natuke unetunde järgi saab, siis on päris okei. Mega lahe.